Tere kõigile! Marko siin ja täna vaatame seda, mis on receiverite tagaküljel. Mis sisendid, väljundid, ühendused ja asjad seal üldse peituvad. Enne veel, kui hakkame vaatama, mis on receiveri tagaküljel, tahan öelda teile kõigile aitäh, kes te olete oma videosid vaadanud, neid kommenteerinud, laikinud või mitte laikinud. Tänan teid kõiki selle eest. Tänan lihtsalt vaatajaid ja kõige rohkem tänan neid inimesi, neid on küll vähe, aga mõned siiski, kes on vajutanud tellinupu ja leidnud, et võib-olla sel tüübil on veel midagi öelda, mida ma hiljem võib-olla kuulaksin, vaataksin. Aitäh teile kõigile ja ma hindan seda väga. Enne kui ma tõstan üles selle receiveri, mis siin minu kõrval on, tahan öelda seda, et tegelikult on kõikide receiveri tagaküljed suhteliselt sarnased. Võivad olla asukohad seal sisenditel, väljunditel natukene teised, aga suures plaanis põhimõte on neil kõigil sama. Või ka mingid muud asjad, et ega seal mingit erilist teadust ei ole. Ja alguses võib tunduda, et neid sisendeid, väljundeid, kõiki värki on väga palju ja väga kirju lugu, aga vaatame üle ja asi on suht loogiline. Ma katsin konkreetselt sellel mudelil, mis siin nüüd on, firma nime kinni lihtsalt sellepärast, et ma ei taha reklaamida ühte konkreetset firmat, vaid tahangi rääkida üldiselt, kuna minu meelest ei ole õige nagu ühte firmat just panna siia videosse, et vaatame nüüd siin ja see on nüüd see. Pigem need on suhteliselt sarnased, mis kellele meeldib, et see on juba igaühe enda asi. Aga vaatame lihtsalt üle, mis kuidas on. Ta pole küll kõige odavamast hinnaklassist, aga ega muud vahet ei ole, kui lihtsalt need, mis on soodsamad, neil on natuke vähem sisendeid, väljundeid, ega seal muud ei ole. Aga võib-olla ongi hea, et me saame siin enam-vähem kõigest ülevaate. Nüüd aga vaatamegi, mis on receiveri tagaküljel. See on raske. Moodi öeldes on päris raske. Vaatame, mis on receiveri taga. Hakkame siis vaatama, mis ühel receiveril peal on. Antud receiveril on küll väga palju sisendeid ja väljundeid ja kõikidel ei pruugi neid nii palju olla. Aga osad põhilised on kõigil receiveritel ja võib-olla vaatamegi üle esmalt need, mis kõigil receiveritel peal on. Tänapäeval enamasti on Wi-Fi, see tuleb siit antennide kujul. Need on siin on Bluetooth ja Wi-Fi mõlemad, siis network ehk tavaline netikaabel ja nüüd on siin siis televiisorisse ja projektorisse väljundid ja kõik HDMI sisendid. Sõltub nüüd, missugune receiver teil on, neid võib olla vähem. Siin on nüüd küll, ütleme, 2. Üks on siis, siin käib televiisor põhiliselt ja siia käib enamasti projektor, kui teil on. Või teine monitor, mingi teine televiisor võite ka panna, ega vahet ei ole, mis siin on. Ja see on ka siin ARC, ehk siis siit kaudu saab televiisorist heli tagasi saata. Antud receiveril on lisaks tsoon 2 saab HDMI kaudu saata pildiga, ehk näiteks kööki, magamistuppa, kuhugi mujale. Ja HDMI sisendid, sõltub igast receiverist, kui palju neid sisendeid on. Ja kirjad juures. Tänapäeval, kui ostate uue receiveri, on oluline, et oleks 4K ehk UHD ja HDCP 2.2 nii in kui out. Et siis ta töötab teil kindlasti teie uue UHD teleriga. Muidu saab ka kasutada, aga ühendamine on natukene keerulisem. Et kui ostate uue, siis jälgige neid kirju. Nii, siis on igal receiveril enamasti ka optiline sisend, kas 1, 2 või mingi muu arv. Enamasti kipub neid tänapäeval olema 1-2, mitte rohkem. Vanematel receiveritel on tihtipeale isegi 3-4,
aga kuna nüüd on enamik asju HDMI peal, siis neid on suhteliselt väheks jäänud. Siis on digitaalne ja koaksiaalne ühendus, neid tänapäeval receivertel tihtipeale ei olegi, või kui siis üks, antud receiver küll on 2, aga neid läheb suht harva vaja. Neid on siin mõnikord mingitel DVD mängijatel veel või siis mingitel satiboksidel või digiboksidel tähendab lihtsalt. See siit ülemisest reast kindlasti on teil, need asjad on kindlasti igas receiveris peal, pole kahtlustki. Ja siis optiline ka. Nii, mis veel igal receiveri peal on? Igal receiveril on kindlasti peal veel RCA sisendid ehk tavaline stereosisend, punavalge pesad. Kui palju neid on, sõltub receiverist, tavaliselt 2-3 tükki ikka on, aga võib ka rohkem olla. Fono on vinüülplaadi mängija jaoks, seda ei pruugi igal receiveril peal olla, sellepärast lihtsalt, et vinüülplaadi mängijad on ikkagi suhteliselt vähe. Ja kel on, siis see peaks ostma siis Fono kirjaga või panema vahele täiendava võimendi. Nii, ja siis on igal receiveril peal veel üks väljund on subwooferi oma, kas siis 1 või 2, sõltub receiverist. Ja kõlarid, kuhu ühendada, kõlarite väljundid. Need on nüüd kõik siin võimendatud kõlarite väljundid. Ehk siia saab otse kõlari järgi pista. Antud receiver on Dolby Atmosega, saab panna 7 kõlarit siis kuulamiskõrgusele ja 4 kõlarit lakke. Aga nüüd vaatame veel lisaks neid sisendeid, mida igal receiveril peal ei pruugi olla tänapäeval. Vanematel receiveritel on kindlasti, ütleme seal võib-olla 5, 6, 10 aastat ja või veel rohkem, neil on kindlasti peal. On sellised asjad, mis on siin. S-video, need on need kollased. Vanasti võeti teleri pilt välja sellest pesast, siin on ka kirjas monitor. Aga siit tuleb ikkagi võrreldes HDMI-ga tuleb siit väga kehva pilt, et tänapäeval see kasutust ei leia. Nii nagu ka enamasti sisendid, ka digiboks, DVD või mingi muu mängukonsool, et enamasti neid ei ole tänapäeval vaja. Või antud receiveril on veel lisaks, saad teise tsooni võtta ka video välja. Põhimõtteliselt see ja see on sama asi, lihtsalt see on HDMI-ga ja oluliselt parem. Siis on veel komponent video in, neid on ka siin vanematel digiboksidel, mingitel DVD mängijatel on peal ja ka vanematel teleritel on siis väljund. Siia saab pista siis kas siis ka televiisori või antud receiveril teha täiendavat tsooni. Aga ütleme siin tänapäeva receiveritel neid enamasti peal ei ole, mis maksavad siin, ma arvan, mingi 500 või 1000 eurot, et neil peal ei ole üldse. Ja siis veel täiendavad asjad, mida ka enamasti ei ole. Maandus, see võib nüüd olla selle kohta, ma ei oska öelda, millisel on, millisel pole, jään vastuse võlgu. Remote control, siit saab teha siis IR-signaali põhimõtteliselt laiendada seda. Siis RS232 on näiteks projektori jaoks, et saate selle kaudu juhtuda projektorit põhimõtteliselt või näiteks lasta ekraani alla projektori käivitada selliseid asju. Triggerid samamoodi muude seadmete jaoks. Aga neid asju ka siin, ütleme siin, sootsamas hinnaklassis receiveritel üldse peal ei olegi. Nii, nendest rääkisin. Siin on selle receiveril veel lisaks tsoonid, eelväljundid, ehk siis 2 lisatsooni saab teha, ehk näiteks saab panna täiendav heli näiteks kööki ja magamistuppa. Siis on niimoodi, et on põhitelekas, näiteks vaatate mingisugust näiteks Blu-ray filmi, siia hoopis lasete näiteks mingit raadiot või mingit, ma ei tea, mingisugust mingit muud DVD-st või mingit hoopis või CD-st muusikat.
ja siin on ka kõlarite eelväljundid. Ehk kui te ei taha kasutada neid, tahate lisavõimendust teha, siis ühendate siia lõppvõimendid ja saate kõiki kõlareid rohkem võimendada. Aga neid ka ei ole enamasti peal soodsamatel receiver'itel, et on ainult see osa. Kõik näevad ühesugused välja, aga peab kirjasid lugema pealt. Et need on need tavalised sisendid ja siin on pool väljundid. Asetus võib olla teine receiver'itel siin oleneb tootjast, aga põhimõte on sama. Ja need värvikoodid on alati samad. Need ei muutu. Muutub sisuliselt ainult asetus. Nii, kas midagi mainimata? FM ja AM antennid. Kes kasutab, kes mitte, AM ei kasuta ilmselt FM-i. See on tavaline sisuliselt väike jupp kaablit. Aga mina seda ei kasuta, see on kvaliteet on minu jaoks kehv. Raadiot ma sealt ei kuula. Ja vool AC-in 220 läheb siia sisse. Ja ongi kõik. Ega siin tagaküljel muud ei ole. Et antud receiver on lihtsalt liiga kirju võib-olla, aga mul ei olnud käepärast võtta lihtsamat, kus oleks vähem sisendeid ja väljundeid. Aga võib-olla ongi parem, et saab võib-olla natuke põhjalikum ülevaate. Aga kui teil on küsimusi, siis pange alla kommentaaridesse. Katsun vastata või teha uue video, rohkem infot võib-olla jagada, kui on vaja.